3 minutit lisaaega, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. No siin me nüüd siis oleme, et eelmine otsuse eelnõu 9% peale ei tahetud, seda toiduainete käibemaksu, no tuleme nüüd 5% peale. Argumendid on olnud koalitsioonil alati ühesed ja alati, mulle juba tundub, et rahvavaenulikud. Et minnakse selle taha, et Euroopa käibemaksu direktiiv ei luba erisusi, sõltumata sellest, et kui me selle otsuse teeme 5 peale, siis me saame Eesti-siseselt muuta neid vähendatud käibemaksumäärasid, nii nagu Rain Epler rääkis, praegu on 0 ja see ühtlane käibemaks, mis on 22, see tõuseb suvel 24%-ni, mis toob käibemaksu ja toidu hinna veel kõrgemale viib. Sinna vahepeale jäävad 2 erisust, saab riik ise otsustada. Ja kui riigil on poliitiline tahe ja tahab oma rahvale vastu tulla, siis toiduainete käibemaksu saab 5% peale viia, 5% peale saab viia ka ravimid, saab viia ka raamatud ja kui kompromissina veel võtta, siis peavoolu ajalehed võib ka 5% olla, aga üldiselt sellega ei tahaks nõus olla, et nii nagu öeldi, et ajalehed võiksid olla 22 või selle tavalise käibemaksumääraga. Nüüd käibemaksusoodustus, kus riikides on kasutatud, et Keskerakond mainis, et 2 riigis, aga kontrollisin üle, praegu on veel Bulgaaria ja Leedu on ka, et täiskäibemaksud, et 4 riiki on Euroopas, kus on käibemaksu erisus veel tegemata, samas suures pildis ei mängi mitte mingit rolli. Teised riigid teevad kõik oma toidule ja müüdavale toidule käibemaksu erisust. Isegi palju kirutud meie peavoolu poolt Ungari, seal on ka kõige suurem käibemaks 27%, toidu käibemaks on alla toodud. Ja sealt tuleks see eeskuju võtta, et kas tõesti siis need 24 riiki on nii rumalad ja nad on oma uuringuid teinud ja kui leitakse, et see ei too hinda alla, et viia selle tagasi tavakäibemaksu juurde, ja ometi ei ole seda tehtud. Ja meie reformierakondlased valijad, meie reformierakondlasest valitsejad on öelnud, et kogu maailm on rumal, meie teame, kuidas teha. Ja see tähendabki seda, et ainult ühte rada minnakse, teerull küll läheb aeglase käiguga, aga sõidab kõigist opositsiooni headest algatustest üle ja liigutakse ikka oma mantra järgi. Nüüd, mis kogemusi ja mida me oleme siis nagu mõelnud edasi viia? Kui me räägime, et kas kellestki on õppida, 2018 Läti tegi proovikorras või ütleme sellise piloodina kodumaise puu- ja köögivilja 5% käibemaksu. Tänu sellele suurenes kodumaise köögivilja ja puuvilja osakaal poelettidel märgatavalt. Selle 5%-ga, see oli ka pilootprojekt 2-aastane, mida taheti ümber teha, kuid nähti selle efektiivsust, nähti oma tootjate väljatulekut, köögi- ja juurviljade ja puuviljade kasvupinnad suurenesid, tootjad said kindluse, et nende kaup on oodatud poelettidele ja sellest lähtuvalt nad said teha oma tulevikuplaane. Ja see kehtib siiamaani. Ei ole mingit sellist uuringut, et nüüd hind läks, tähendab see käibemaksu alandatud hind ei ole tarbijani jõudnud. Kõik on ilusti jõudnud ja kaupmehed on saanud oma osa sealt vahelt. Ja muidugi me võime arutleda, kas kaupmehe osa seal vahel on piisav, palju või liiga väike, aga see on hoopis teine teema. Nii et siin lähedusest ikkagi vaadates võtame kas või Läti, meie naaber, kes on oma käibemaksu viinud 5%-le puu- ja köögivilja osas. Nüüd Eesti kontekstis ikkagi teeme selle ära, meie enda tootjad, meie enda inimesed saavad kindluse puu-, köögivilja ja toiduainete tootmisel ja tarbija on sellest tänulik. Praegu tarbija ostab tegelikult hinda. Kolleegid on rääkinud kollaste siltidega, tõepoolest.
Aga kui sul on ikkagi vajadus, esmavajaduste rahuldamiseks on vaja kõht täis süüa, et eluga edasi minna, siis tähendab seda, et sa lähedki ostma hinda. Kui sul rahakott ei võimalda osta kallimat kaupa, siis sa ei saagi seda teha. Ja see kõik tuleb sellest praegust maksupoliitikast, aktsiiside tõusust, käibemaksu tõusust, tulumaksu tõusust, et inimestele jääb vähem raha kätte ja sellest lähtuvalt on käibemaksu alandamine toiduainete osas vähim, mida võiks praegune koalitsioon teha. Ja maksude alandamine praegusele koalitsioonile peaks olema teerajaja, et praegu tuli opositsioon appi teile, et te pea hakkama välja mõtlema mingit uut maksu, vaid me tuleme appi, aitame teid. Opositsiooni hääled on ka käibemaksu langetamisel juures, nii Keskerakond toetab seda, EKRE toetab, Isamaa ka kindlasti on valmis seda toetama, nii et võtame ennast kokku ja teeme Eesti inimestele head ning langetame toiduainete käibemaksu. Aitäh! Suur tänu!